Minu kõrval on Alo, K1 liiga. Sinu jaoks täna saab läbi hakata kodu poole liikuma. Millises seisus on Eesti võitlussport ja K1? No ma ütleks, et siin mingi madalseis oli siin viimased 2 aastat pigem noorte osas. Et praegu pigem mina näen, et läheb järjest paremaks liiga ja selle Muay Thai liiga ja K1 liiga raames eriti, et tänavu nüüd on vist mingi 30 pluss matši on ja viimati oli 20 matši, eelviimane jäi üldse ära, võib-olla haigusperiood mingid asjad, aga praegu on ikka hästi. Mis sa arvad, mis selle taga on, et hästi läheb? No Kevin Renno töö kindlasti, Tallinna poolel nii palju tegijaid, mina siin põhimõtteliselt Tartut esindamas? Tartut 3 klubist on ju Lõuna-Eestit, Lõuna-Eestis ongi võib-olla 3 klubi, kes tegelevad, ütleme, kickboksiga tegelikult päriselt on ju. Mina hoian nagu lippu kõrgel oma maakohas on ju, katsun ikka 2-3 võistlejat heal tasemel treenida Eesti mõistes, alla selle nagu ei tule mütsiga lööma, paneme oma panuse juurde ja vaatame, kus see nagu liiga liigub, et see ei ole küll meie igapäevasport, me teeme rohkem nagu tatami, minu taekwondo karate taust on ju, point fighting, kõik sellised tatami stiilid on ju, aga mitmekülgsus on võluv ja teeme kindlasti K1 ka nagu matse ja treeningud eraldi ka, et olla osa sellest K1 arengust siin praegu. Ütle treenerina ka, need poisid ja tüdrukud, kes trenni tulevad, millised nad on enne ja millised nad on pärast, kui nad on sinu juures algkursuse või pikemaks käima jäänud. Inimesena pean siis silmas. Algus on sellised rahutud, otsivad, võib-olla kohati ebakindlad, võib-olla natukene liigselt ülbed on ju, hästi kohatud, aga kui ikka pool aastat vastu pead distsipliiniga, siis tegelikult aasta 3/4, teine pool ja teine aasta jookseb, siis on juba selline tagasihoidlik, tead, et mis su nagu tegelikud võimed on, saad aru, et alati keegi sust parem ja peab palju trenni tegema, palju vaeva nägema, et oma koht välja võidelda. Ja nad on tagasihoidlikud, enesekindlad, töökad inimesed, et see nagu vormib, et miinimum aasta tuleb vastu pidada, siis saab hakata rääkima mingisugusest edaspidisest tulemusspordist võib-olla. Sinu juurde treeningutesse on oodatud, kes? Kasuta nüüd võimalust, ütle kõikidele Good Fighti jälgijatele ka, kes sinu juures treenida saavad ja kas uksed on kogu aeg kõigile avatud? Kuule, mina olen hästi persoonipõhine, võtan hästi individuaalselt kõiki, mehed, naised, 14 alates on minu uksed nagu avatud, et ma päris lastega nagu ei tegele. Aga eeskätt siis üldiselt enesekaitse poole pealt lihtsalt teeme nagu baaskursuse läbi ja kindlasti ma iga baaskursuse pealt sügiseti koorin nagu rasva, et vaatan, pakun varianti, et võib-olla selline 20-st 2-3 nagu tahavad ka võitlussporti nagu päris saavutusspordina proovida. Ja iga sügis on kõik oodatud, värban kõik kohale ja hakkame tööle. No nii, pange sügiseks valmis ja aitäh sulle ja turvalist koduteed!